Kuna sõjaline oht Eestis on praegu üsna aktuaalne teema, otsustasin selle kohal teha siis ka väikese kaardi lugemise, et näha, millises seisus me tegelikult oleme. Et näha, milline on praegune olukord kõige selle osas, tõmbasin välja Sauade ässakaardi. Sauade ässakaart sümboliseerib uut energiat, uut algust ja potentsiaalset tegevust. Eestis ja laiemalt Euroopas on siis praegusel hetkel palju pingeid ja see kaart siis võib viidata sellele, et olukord on juba mingis suunas liikumas. See võib tähendada sõjalise, aga ka majandusliku või poliitilise dünaamika muutumist. Järgmisena soovisin teada, mis meid üldse siis aitab või takistab ja tõmbasin välja jõukaardi. Jõukaart sümboliseerib kannatlikkust, sisemist tugevust ja tasakaalu. See viitab sellele, et Eesti ja ka laiemalt inimesed peaksid siiski jääma rahulikuks ja tarkadeks. Takistusena viitab kaart, et agressioon või kiirustamine võivad olukorda hoopiski halvendama. Seega hoidke ennast rahulikult ja kaine mõistusega. Järgmisena soovisin teada, mis on parim, mida Eesti riik üldse sellest keerulisest olukorrast saavutada saaks. Ja tõmbasin välja müntide 10 kaardi. Ja tegu on väga hea kaardiga, mis tähistab siis seda, et majanduslik ja ühiskondlik stabiilsus on siiski võimalikud. See kaart viitab sellele, et Eesti võib leida mingeid võimalusi enda tugevdamiseks, majanduslikuks turvalisuseks ja pikaajaliseks kaitseks. See samas võib ka tähendada, et NATO ja liiklased suudavad olukorda stabiliseerida. Järgmisena soovisin vaadata, millised on selle kogu olukorra varjatud tegurid ning tuli välja Sauade 5 kaart. Sauade 5 tähistab konflikte, lahkarvamusi ja võitluseid. See siis võib viidata nii sisemistele kui ka välistele probleemidele, kas või siis näiteks poliitiline ebastabiilsus, erinevad seisukohad kaitsepoliitika osas või üleüldised pinged, mis ühiskonnas kogu selle olukorraga seonduvalt siis kasvavad. Et teada, mis selles olukorras on oluline mineviku seisukohast, tõmbasin veel ühe kaardi, milleks tuli Sauade 9. Sauade 9 kaart tähistab siis ettevaatlikkust, väsimust ja valvsust. Viimastel aastatel on Eesti pidanud olema pidevas valveolekus, eriti siis julgeolekupoliitika ja Venemaa tegevuse tõttu. Ühtlasi viitab see kaart ka sellele, et inimesed võivad ennast tunda kurnatuna pidevatest ohtudest ja hoiatustest. Et teada, milline oleks mõistlik järgmine samm, tõmbasin kaardi, milleks oli karikate 10. Üllatavalt oli siis tegu nagu sellise positiivsema kaardiga, mis siis sümboliseerib rahu, emotsionaalset tasakaalu ja perekondlikku õnne. See kaart siis näitab, et järgmise perioodi jooksul on täiesti võimalik, et leitakse mingisugune lahendus või rahustav faktor, mis siis neid pingeid siis leevendab või selle suurema tule nagu ära nagu võtab. Soovisin teada ka inimeste hoiakuid kogu selle olukorra osas, et kuidas inimesed ennast üldse tunnevad praegu. Ja tuli siis karikate kuninganna kaart, mis on selline üldiselt hästi emotsionaalne kaart. Ja see siis võib viidata, et inimesed ümberringi tunnetavad olukorda hästi sügavalt ja emotsionaalselt. Et võib-olla siis ühiskonnas on suur empaatia ja hoolivus, aga samas on ka ärevus ja tundlikkus tuleviku suhtes. Kuid üldiselt tundubki, et inimesed läbi selle raskuse nagu hoiavad rohkem kokku. Et teada peamiseid lootuseid ja hirme, mis inimestel sõjaolukorraga on, tõmbasin välja mõõkade 8 kaardi, mis väga osavalt demonstreerib seda, et inimestel on hirm, et neil puuduvadki igasugused valikuvõimalused, et nad jäävadki siia kinni ja ei ole mitte mingisugust väljapääsu. Tuntakse ennast nagu oldaksegi lõksus, et kas oled nagu Eesti riigis lõksus või Eesti siis geopoliitilises olukorras on lõksus või lihtsalt on selline üldine ebakindlus. Võib ollagi hirm, et nagu justkui Eesti olekski nagu maha müüdud, et ei olegi nagu sellist demokraatiat enam järgi, et lihtsalt ongi selline tunne, et ise ei saa mitte midagi teha. Ja nüüd siis asja juurde, et miks te kõik sealt kuulama tulite, ongi siis tulemus, et mis siis saab. Ja tõmbasin välja surmakaardi, mis on üks kõige intensiivsemaid kaarte taro lugemises.
Taros on üldse mitu sellist lõppude kaarti. Üks on siis hästi radikaalne, karm, valus lõpp, milleks on tornikaart, kus kõik nagu variseb kokku, ongi lagunemine, ja teine on siis nagu surm. Muidugi neid lõppude kaarte on veel, aga surm on selline leebe muutus, see on selline nagu täiesti nagu uus algus, et see ei ole nagu selline katastroofiline muutus. Et see tähendabki siis sellist muutust, transformatsiooni ja vana lõppu, et uus saaks alata. Et surmakaart siis viitab, et mingi suur muutus Eestis ja regioonis on täiesti vältimatu. See võib olla poliitiline, majanduslik, isegi sõjaline, aga pigem viitab see siis süsteemse olukorra muutusele kui siis otsesele hävingule. Et mingisugune kindel asi saab siis lõpu. Mingi asi siis lõpeb ära. Vanad süsteemid varisevad kokku või midagi muud. Aga mingit muutust see kogu olukord siis Eesti riigile toob. Kui nüüd ajalisest mastaabist rääkida, tõmbasin välja erakukaardi, et teada siis millal see kõik aset leiab, ja erakukaart on selline hästi pika ooteajakaart, selline aeglane areng, sisemine küpsemine. See siis tähendab, et enne suuremat muutust tuleb läbida mingisugune ettevalmistuste periood, mingisugune rahulikum periood. Et kui ajastuse peale mõelda, siis erakukaart üldiselt siis on seotud Neitsi zodiaagi märgiga, mis siis on selline augusti lõpp, septembri algus. See kaart võib tähistada ka, et enne otsustavat muutust toimub mingisugune ettevalmistav faas, mis siis juba praegu käib ja siis kehtibki umbes 2026 aasta suve lõpust, sügiselt, ja siis peale seda tekib selline suurem transformatsioon, mida siis surmakaart tähistas. Ehk siis surmakaart on siis selline skorpioni periood, oktoober-november. Ehk siis muutus tuleb, aga mitte kohe, et enne seda toimub selline pikem ootamine ja areng, mis siis lõpuks suurema nihkeni viib. Üldiselt on tarokaartidega väga keeruline aega ennustada, sest need ei ütle kindlat ajaprintsiipi, või need ütlevadki siis nagu seda hetke, mis mingil ajal siis aset leiab ja mis siis sellele järgneb ja kõik selline asi. Aga üldiselt siis ongi, et kindlasti mingisugune pöördepunkt meil siin Eesti riigis tuleb. Praegune olukord on juba protsesside poolelt siis käivitunud, ehk siis muutused algavad nagu juba varem pihta, need on juba alanud, aga tipphetk ja tegelik mõju siis alles hiljem selguvad, et kuhu see meid täielikult siis viib. Aga kui siis tervikuna seda kogu lugemist analüüsida, siis olukord siiski on üsna pingeline ja kindlasti muutused tulevad, et päris puutumata me ei jää. Aga samas on ka palju viiteid sellele, et Eestis on stabiilsus võimalik säilitada, aga lihtsalt tuleb siis vältida konflikte ja läbi rääkida. Ja seda tuleb siis teha targalt. Kindel on ka see, et mingisugune vana süsteem laguneb ja täiesti uus süsteem saab alguse, et isegi kui peaks selline sõjaline olukord Eestisse tulema, siis see kuidagi sujuvalt läheb nagu üle. Aga täielikult jah, mingile uuele süsteemile. Et kui küsida nüüd, et kas 2 aasta pärast läheb väga kehvaks, siis pigem tuleb selline lihtsalt suur muutus, aga mitte mingisugune täielik häving. See suur muutus võibki tähistada siis näiteks mingit julgeoleku olukorra muutumist, vajadust kohaneda uue reaalsusega ja kõik sellised asjad. Et siis selline lugemine siis oli mul teile täna. Loodan, et aitas teid ja saate võib-olla meelerahu või et ühesõnaga loodan, et sain teid kuidagi selle lugemisega aidata ja soovin teile turvalist elu.